Kui mõelda suvele, tuleb silme ette päike, liiv ja meri, aga juunikuus võtavad tähelepanu üles ootuks surusääsed. Toimuvad aasta suurimad pulmad, kus pulmalisteks pole inimesed, vaid miljonid tillukesed lendajad, kelleks on surusääsed. Sellised vaated tervitavad praegu nii puhkajaid kui ka kohalikke elanikke Leedu linnas Nidas. Teeviidad, postid ja isegi majaseinad on sõna otseses mõttes mustad miljonitest putukatest. See on loomulikult üks selline loodusvaatemäng, mille põhjust üle võime natuke ka ju arutleda, et tegemist on näiteks konkreetselt suure surusääsega, mulle tundub, kui ma vaatasin Niida videoid ja vaatasin ka Kuralahe hiranomiidide faunat, et see on seal üks arvukumaid liike ja suurusjärgiga tundus olema sinna kanti olevat. Siis nendel on selline elu, et näiteks nad suve jooksul annavad ka mitu põlvkonda ja Leedu on meilt ju ikkagi tükkmaad lõuna pool, mis tähendab seda, et nüüd seal toimus suvise põlvkonna massilisem väljalend ja seda tulebki vaadata kui sellist põnevat loodusime, mis siis jällegi tõenäoliselt nädala möödudes taandub, kuid surusääski me kohtame kogu soojaperioodi. Pirmą kartą Nidoj su nakvynė su vaiku ir neįmanoma, nei vakare išeit. Dabar šiaip jų mažiau, bet jau vakar kiek buvo, tai sunku ir kvėpuoti ir apskritai. Draugiškai sutarėm su jais. Vieną prarijom, dėl to, kad aš dainas dainavau apie žuvėdrą. Išsižiojau ir prarijau mašaliuką. Bet nieko, jie nekanda, tokie biški kiruoliai, bet tikiuosi jie išniks. Neringa linnapea sõnul on putukaid nii palju, et vahel tekivad lausa koomilised olukorrad. Kartais nevietiniai žmonės dar iškviečia prieš gaisrinę tarnybą, galvodami, kad kažkas tai dega miške, kada jų spiečiai didžiuliai būna, o šiaip tai netgi, kaip ir sakau, kai kur ir meno kūriniai, kaip čia visi važiavo žiūrėti skulptūrų ledo soliuko apšalusio, tai šįryt, kai važiavau, tai visi stulpai, šviestuvai, kelio ženklai, vietrungės skulptūros buvo apsiūtos tiesiog. Toks jausmas, kad jau susidarė iš mašalų. Omavalitsus sääski tõrjuda ei plaani, sest nende sõnul on vaatepilt unikaalne ja looduse tsüklisse ei taheta sekkuda. Surusääsed on meie veekogude tüüpilised putukad ja nemad võivad ka meil pulmi pidada ja olen ka ise surusääskede pulmas käinud. Ja lihtsalt tõenäoliselt, kus nüüd ütleme see selline massiline lendlus on, see sõltub, sest nad ei ole ka, kuidas öelda, sellised absoluutselt igal pool ühe arvukusega. Loodusteadlaste sõnul munevad sääsed kord aastas toimuvate pulmade järel munad muda sisse, kus vassed elavad kuni 4 aastat. Küpsena tulevad nad välja, paarituvad, munevad ja seejärel surevad. Kui olulised on surusääsed aga Eesti veekogude ja ökosüsteemi jaoks? Surusääsed on kahtepidi väga olulised, et nad on kõigepealt veekogude toiduahelas sellised loomad, kes siis lagunevast orgaanilisest ainest teevad näiteks kaladele toitu. Ja kaladele toitu on nagu kahel moel, et kui nad seal põhjamudas kasvavad, siis on põhjas sonkijad ja siis kui näiteks nad tulevad nukkuma ja veepinnalt siis nukkudest rõvnivad veel omakorda valmikud välja, siis saavad ka siis ujuvad kalad sealt süüa. Ja vähe sellest, teame ju näiteks, et jõed ju viivad ikka toitaineid merre ja veekogudesse, siis surusääsed näiteks on siis sellised putukates omakorda neid toitaineid ka tagasi maismaale toovad.